tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23. veebruar kuni 1. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No siin on väljas päike ja see päike on siin nädala keskel. No päike valgustab ära kõik pimedad sopid. Et seekord see päike räägib sellest, et midagi, mis on olnud kaua aega varjatud, tuleb lõpuks päevavalgele. Midagi, mis kas teie eest on varjatud või mis olukord on olnud siin salastatud, et see tuleb päevavalgele. Ees on teil ülempreestri kaart ja edasi tuleb võidupärja kaart. Ülempreestri kaart on selline kaart, mis räägib millegi ametlikuks tegemiseks. Ja võidupärja kaart räägib tunnustusest. No siin on nagu mitu varianti, siin on nagu see võimalus, et no näiteks, et te saate ametikõrgendust. No see ongi tunnustamine teie tubli töö eest, see on võidupärg ja ametlikuks saab ta sellepärast, et nüüd on nagu päris kindel, et teie saate näiteks ametikõrgendust. No mis iganes see võib olla. Praegu meil on vabariigi aastapäev sellel nädala sees, te võite saada ka mingisuguse tunnustuse üldsegi, kas siin üleriikliku või saate kohalikust omavalitsusest mingi autasu. Ühesõnaga, te olete ära teeninud selle tunnustuse, mis teile peaks selle nädala jooksul osaks saama. Siis edasi tuleb siit see, minu jaoks on see üks kaval müügimees, see on see mõõkade 7. See mõõkade 7 on selline kaart, kes räägib pooltõde. Et ta nagu varjab mingid osad olukorrast ära. Minu jaoks on ta selline nagu osav müügimees, kes räägib asjad ilusaks, aga tegelikult on sellel varjatud vead. Ma olen seda alati öelnud, et müüb teile maha auto, sõidate uhkelt välja salongist ja siis tee peal saate võib-olla sõita seal, no ma ei tea, jõuate koju ehk. Võib-olla saate ka homme veel natuke sõita. Ja siis ilmuvad need varjatud vead ja siis tema lihtsalt pühib käed puhtaks ja ütleb, et mina ei tea sellest mitte midagi. Teie olete juba sõitnud siin 100 kilomeetrit ja 200 ja see on täiesti loomulik kulumine ja siin pole enam midagi teha. Et vot selline inimene on see mõõkade 7 minu jaoks, kes räägib pooltõde. Ta ise teab seda kõike, ta teab, et see auto on varjatud vigadega. Tema eesmärk on teile see maha müüa. On see siis mõni uus projekt, on see auto, mis iganes. Aga siin alumises reas on heade uudistega sauvade baas ja on ka ühe etapi lõppemine, ehk siin on saatuse ratas, ühe etapi lõppemine teie elus. No ma arvan, et need on väga omavahel seotud. Et kui seal esimene kaart näitab, et asjad saavad ametlikuks ja teil on tunnustust oodata, ja päike valgustab ära absoluutselt kõik pimedad sopid ja selle, mis on olnud varjatud teie eest. Siis ühe etapi lõppemine ja karma näitab nagu mineviku sulgemist või ühesõnaga te panetegi ukse enda selja taga, mingisuguse ukse panete enda selja taga kinni ja lähete järgmisest uksest sisse ja algab uus etapp teie elus. Et on see siis tööalane või isikliku elu etapp. Ma seda niimoodi siin täpselt öelda ei oska, aga ettevaatlikuks teeb mind see mõõkade 7, et ärge siis päris kõike uskuge, mis teile räägitakse, isegi siis, kui teile haibitakse võib-olla seda uut töökohta või uut projekti, et kontrollige kindlasti seda, et kas see päriselt ka nii on. Mis ma oskan teile öelda? No teil on päike väljas, teil peaks olema nagu absoluutselt ilus nädal. Tunnustus, päike, mingi etapi lõpp, uue algus, head uudised, midagi saab ametlikuks, no täiesti super nädal. Et võtke viimast sellest nädalast, nautige seda täielikult, tähistage vabariigi aastapäeva, nautige neid ilusaid ilmasid, mis meil väljas praegu on, et pole enam nii külm. Et päike paistab ja paistku see päike siis teie ellu ka terve selle nädala. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.